saarele sõita. Üles läks või? Vaata. Ma nägin. Siis käis sul rood sees. Jah. No ma täitsa olla. Sa tead seda ma vennan siin. Seal ei olnud märki ja siis unustasin ära. Это ванильная и шоколад. Это просто водичка конденсат. Есть такой шоколад. Какой берешь? Такой ванильное. Шоколад. Нет,
vaatan, et vaata inimene, kes satub, ta ei ole ju kurjaline. Ei, seda küll. eksid muidugi reglemendi vastu, aga piirivalve funktsioon sõltub ikkagi sellest, et kas on võimeline piiri valvama siis väljastpoolt tühjalt. kui venelased varastavad meie poidele, vaata, Narva jõed, et needsamad poidivad, võtame ära, siis piirivalve. et vaata jälle nii ja naa, et meie kalameestega võite julgelt trahvi teha, aga seal, kus on nagu päriselt vaja jalg maha panna. et meie oma selles julgelt trahvi teha, kes tegelikult on ju seadusega ise teenisid. aga see, kelle vastu siin on nagu ellu kutsutud, et millegipärast seal nagu Eesti ütleb, et me ei hakanud eskaleerima. no vot, eks ole, aga kalamehe trahvide ees sa küll eskaleerid, kohe trahvida on. see on nagu nii ja naa. et noh, loomulikult selles mõttes meile hästi vaata, et parem oma tegelikult trahvi saada, kui seal Pihkva vanglas nädalavahetus veeta ja või venelastel on nagu läbi kotitud saada. et mõnisada eurot trahvi siinpool jätab närviga ilmselt paika sul. et solvunud natuke oled iseenda ja riigi peale, aga sa tuleb vähemalt terve inimesena, jääd Eesti poole. sinna pole nagu kattuda ei tasu jah. Loe uudist. kusjuures ajalugu kordub, et ma kunagi nooremana siin vaata kui 90-ndatel siis oli võimalik nendel vanadel meestel hakata kirjutama, aga kuidas siis see viljastavad nõukogude tingimustes elu oli, et ja kõik need agressioonid, mis tehti. kui lugeda 30-ndate kirjutusi, mida ju Eesti Vabariigi, toonase Eesti Vabariigi praegu on nagu kooslussaade, viimased mälestused või need, mitte ainult mälestused, vaid ka kroonikasid, ise mida on koos nõukogu liikmed toime panid, praegu on kooslussaade. see on nagu veider nagu lugeda. ma ise väga kalamees ei ole, mida nad praegu teavad, sama protsenti kui tööjõusse. kommertsliinad, et saaks sõita, siis kohalikud 90-ndatest liigid ärikad said. sõita ei tahtnud, aga raha küll tahtsid ligi kesta, nagu see leiba mõte. siis said nagu kas me täitsa olla ei või? välja küll, see hakkama on ja siis juba vaatad, et ju võiks kuskil veel sõita enne ja vaatad, et Ruhnu-liinid ja Ruhnu-liinid, Prantli-liinid, Naissaare liinid, Vormsi liin, Saaremaa, Hiiumaa, vahepeal mingi vahe oli need mingi 4-5 aastat tagasi, kõik need väiksed liinid olid kiiduveedega üles. nüüd on jälle turg nagu paika voksunud, et Ruhnu-liini ja Prantli-liini opereerib Tuuleliinid, Naissaare liini opereerib Sunlines ehk siis Tallinnas need suviti sõitetegevuse operaator ja Kihnul on praegu ongi siis see liin ja siis Kihnu, Vormsi ja Saaremaa Hiiumaa vaheline liin ehk siis 4 laeva nii-öelda. no mõistagi jah, suulis ikka nagu tekkivad juulis ongi kõige rohkem. noh, selles mõttes, et me võiksime ühendada Saarega aga nüüd sellel esimene kord, mis oli viimased 17. ja tegelikult on see, et sa said nagu viimase selle eelmüügiküljaks ehk siis vaatama nendel väikesaartel on ütlesin, et peame nii-öelda külalisi või turiste või, aga kohalikud peavad ka sõita saama. ja siis nende väikesaartel on alati neid müüda ju välja neid pileteid eelmüügi lõpuni, vaid alati jäädakse selle laeva lihtsalt piletid, mis on siis nagu kioski müügis ja siin eelistame alati kohalikud. ehk siis tuleb valida, kas turistid maha või kohalikud maha, mis sa arvad? on siis mis see
siin on see laeva kogumahutuse arvestamine, see arvestus, siin on stabiilsus, arvutused. Excel on öelda, on nagu õhku vahel. või siia, isegi rohkem. praegu on ju meil 3 minutit, 2 minutit. see on ju Eesti ainukene siseveeliin, regulaarliin. et ülejäänud on kõik merevaevad, kõik mereliinid. selles mõttes on ka omamoodi eksootika. käib iga päev. ei käi, ta ei sõida esmaspäeviti ja ta ei sõida neljapäeviti. aga ma mõtlen seda, et on siin nii kõvad tormid, et ei sõida. Need on nagu, ei tormisid liigu ikka. et kõige tormisem on siis, kui on lõunatuul. siis on, vaata kuna ta on Saaremaal peidus siin enne, Lämmijärv enne. et aga sealt, kui ta tuleb sealt Meikaara tagant, ta tuleb täpselt nagu lõunasse. siis ta nagu natukene lainet, see on nagu siit nagu laevaga see saab lainet käida, saab tunda, et kogu aeg siin. seal on suur avaraid ja seal on lühike järsk peeniseid. vaat sama asi, vaata, tal on lõunast tulles on see kõigepealt seesama lõun. ta tekitab ikkagi, ta on ikkagi niisugune meeter midagi laine tekitab suuremat üles tulla. kevadel, see laev oli kallatud hoopis kogu aeg. ja siis me tulime selle kausikunstiku laevamusest. seesama Hilalaine. see asendas meil. Klaasi ära tõesti. Jaa, ära kohendada. See on must ka. Ei kunagi ei pesa. Jah, ja sealt ujuma hakkas. Riinu Vaata, ma olen esimest korda sinna. Ma olen
täitsa esimest korda. vaata ka veidike. Ma arvan, et need on selles pinnas olemas. vaata seda mööda. Ei tea, kuhu ta pöörab. Isegi mingi postiga vahetab, postid tähendab midagi. vaata ühe Sinna näed, vaata siin. seal on kanalisse sõidab vasakule, seal, kus see roheline paistab. Seal on roheline kolt ja selline kuidas. see, mida otsa paistab, on lõunarand. emaga. Vaata, siis nad teevad. Üks vetab paistab. ema teisel pool sadamas pole näha, kus laev on. Ma sõidan. autoga. muidu siin saarel on võimalik sõita ka elektritõuksiga või? On see pinnas nii hea või? kuiva ilmaga ikka kannatab, poriga ei tasa vaid. Seda muidugi. siin on ju, ütleme niimoodi, et kattega teed ei ole saarele jõudnud. aga selle eest on varsti on Viilis ainult see koht Eestis, kus saab trolliga sõita. Trolliga? Usume või? Sadamasse jõuame, siis te saate aru, mida ma mõtlen. Tallinn ju paar nädalat tagasi andis välja uudise, et ta võtab trollid maha. aga Viilis ei ole veel troll alles. Võib ka juhtuda nii, kui keegi selle aretab käima. no siin juba käib. vaata jõuagi kohale. vaata enne. On koha peal mingisugune kastiauto ka, kes teeb sõitusid või on omal jõul või? kohe näete. Ahah. ei hakka lõbu ära võtma. isa vastamise rõõmu palju tuleb. Ei ole hullu, elab üle. me peame veel sees sõitma. Selline salakäik siin on. me peame veel sees sõitma too alla. kuidas üleval väikese tekil on suurepärane võimalus vaadata nagu näha saart kõrgelt niimoodi, et üleval tuleb. Kui kana. me sõidame ju läbi saare, siis Lähme vaata teki üle taha. Jaa, see on päris põnev. Lähme uuesti. laevatekile. Me peame esimene maha ka minema. Meil on auto esimene. Vaatame, kus olema. Kas ta sõidab saare keskele nüüd välja? jah. Kui suur see saar on? see on alla 10 hektari praegu. isegi 7,8. ta ju ajas väheneb. kestlik hääbumine. nagu Eesti regionaalpoliitika ütleb. vaata see Põhja-Eesti tõuseb. see mina ei tea. Praegu on saare peal palju rahvast. Eestis ka parlament ei ole. Kes huvitavad keskkonnas asju, kõik ülejäänud tööle.
suvefestivalil. see peaks kohe hakkama puutumise häält teeb siis või tuhi välja ja hakkab iga asja noh, saunatilk on ka olemas, saab kohe sauna minna. Hiinale tüüpisin nii vahva selle lehviku, kui oleks niisugune hästi kitsas raamat, kaane ja siis teeb lahti, et see on raamatu leheküljel tegelikult. Jaa, peaks omaga kaasneda. Või tühjud Hiinastest. Jõudsime Piirissaarele. Ta pole ammu käinud kuskil, kogu aeg on kodus, siis juba kuskil ei võeta kaasa. Võeta jah, ise ka ei käi eriti kuskil. Charlie käis sul külas, oled rahul? Charlie ei näinud õnne. Ei näinud või? Ei, ta oli kohal. lennuga siia, tahtsid siis läbi saada, siis see raamid. Puhastada kapitaali.